Mis uusi mõtteid see kohtumine andis või mis mõtted said kinnitust? Ma arvan, et kõige tugevamalt ma sain kinnitust sellele mõttele, et kuivõrd oluline on õpilaste, nii laste kui täiskasvanud õppijate jaoks motivatsioon. Ja et see motivatsioon saab tekkida siis, kui on vabadus ise uurida, ise otsida sellises turvalises ja inspireerivas keskkonnas. Kui õppimine on ka praktiline, siis õpilasel tekivad küsimused edaspidiseks. Ja ma arvan, et see on miski, mida me avatud koolis, mille poole me püüdleme avatud koolis läbi projektõppe. Et tegelikult seda, millest täna räägiti täiskasvanud õppija seisukohal, saab juba teha ka põhikoolis. Me saame õpilastele anda vabadust ise otsida, ise katsetada turvalises keskkonnas, nii et neil õpimotivatsioon säiliks ja kasvaks. Teil on ju projektõpet, ta rõhutaski projektõpet ja eriti tema Leedu kolleeg, et tema isiklikult on õppinud sellest ja näinud seda eelist. Jaa, et meie avatud koolis näeme ka seda, et projektõppe, kui seda teha süsteemselt läbimõeldult ja mitte nagu sellise ühepäevase lõbusa õppimise formaadina, vaid iganädalase pideva uurimisprotsessina, siis see aitab õpilastel jõuda sügavate teadmisteni ja aitab nagu teooria ja praktika kokku viia. Projekt võiks kesta siis vähemalt nädala. Ja meie koolis isegi keskmiselt projektid kestavad 5-7 nädalat, et on sellised pikaaegsed uurimisprojektid. Nagu see Leedu esindaja ütles, et koolimaja ehitamine on ka projekt ja õppeprojekt. Jah, täpselt nii. Et võib-olla peaks mõtlema selle peale, et kuidas just seda juba põhikooli sisse tuua projektõpet, kus tegelikult õpilased töötavad lahendusi välja päris majavälistele klientidele. Et miks mitte selle mõtte siit täna kaasa võtta. Aitäh! Minu jaoks jäi kõlama mõte, et me tõesti peamegi noori ja ka endeid täiskasvanuid ette valmistama ettearvamatuseks ja just selliseks tulevikuks, mida me ei oska ette näha, milliseid oskusi on vaja ja ma lähen siit teadmisega, et lisaks aineteadmistele meil on eelkõige vaja koostööoskuseid, sotsiaalseid oskuseid, et mitte niivõrd, mida sa tead, vaid ka sinna juurde, keda sa tunned. Ja et kool peaks olema koht, kus võimalikult palju arendada endas oskusi, teha koostööd, luua võrgustikke ja luua selliseid kogukondi, et inimesed saaksid omavahel kokku, leiaksid inspiratsiooni ja sellist uudishimu üksteise tegemisest, et siis koos edasi minna. Kas see sõna kaos tekitas neid mõtteid, jah? Jaa, et see on selline kaos, milles sa usaldad, et sa leiad need teemad, millel on väärtus mitte ainult sulle või mitte ainult sellele väiksele pundile, kellega sa tegutsed, vaid ka laiemalt ühiskonnale. Et kaos toimub enda ettearvamatute reeglite kohaselt. Ja siis on hea, kui on meeskond. Jaa, kui on need inimesed kõrval, kes on ka enda jaoks mõtestanud, kes nad on, mille nimel nad töötavad, et nad tunnetavad enda sellist missiooni ja et te koos selles kaoses leiate need tükid, mis te oskate parajasti selliseks pusleks kokku panna, nagu olukord seda vajab vastata. Ta ütles huvitava lause, et inimeste tundmine on isegi tähtsam kui faktide teadmine. Jaa, mitte minnes liiga radikaalseks, ainult inimeste tundmisest ka justkui ei piisa, aga see selline humoorikas näide, et Taanis on 6 töökohta, kus ei ole vaja inimesi tunda ja need on täpselt need 6 majakavahti. Kõikidest teistest töökohtadest sõltuvad sinu edusammust ja sinu mõju sellest, kui palju sa oskad erinevaid inimesi kaasata ja nendega koos erinevaid algatusi siis ellu viia. Üheskoos kaosele vastu panna. No just, et leida kaoses see selgus ja siis aru saada, et see selgus ka kohe jälle kaob.
pani jälle mõtlema selle peale, et noh, see, mida meie praegu siin oma süsteemis teeme, on ju see, et tulevad meil õpilased kooli, kõik on erineva taustaga, kõik on erinevate võimetega ja nüüd me proovime neid kõiki siis nagu ühesuguseks teha. Nendel on kõigil ees see riiklik õppekava ja vot ühesugused nõudmised, ühesugune hindamine, hea küll see kujundav hindamine on nüüd jah, ka maad võtnud, aga enamasti on ju need tulemused, kõik peavad olema ju samad riigieksami tulemused, teame, kui palju keegi peab saavutama, et saada siis ülikooli sisse ja siis me õpetame kõigile õpilastele samu aineid, sama rütmiga ja mulle teeb nagu see muret, et me vorbime neid selliseid kastikesi, kes meil siis sealt koolisüsteemist välja tulevad, et minul on juba käinud nüüd mõnda aega mõte ja me praegu ka tegelikult testime ühte niisugust asja, et nagu õpilase oma individuaalne õpirada, et sa ei pea käima selles bioloogiatunnis tõesti kohal, kui see, mida teised seal 45 minutit õpivad, sa oled suuteline 10 minutiga ära tegema, sest sul on huvi selle asja vastu, aga see tempo on liiga aeglane sinu jaoks. Ja meie nüüd tahamegi katsetada sellist, kus õpilane saab ise valida omale, millistes ainetes, kui palju ta osaleb, aga selleks tal peab olema tugiisik. Ja kuna meil EBS-is on praktiliselt kõikidel tasemetel on mõtteviis, on see coachiv mõtteviis, siis kui sellel gümnaasiumi õpilasel oleks selline coach, kes ei ole abiõpetaja, kes ei ole ta on nagu vanem sõber, kes aitab sul avada sinu enda võimekust, aitab sul leida sinu potentsiaali ja enamasti targad küsimused aitavad palju rohkem kui võib-olla mõned targad vastused. Ja meie otsime praegu seda rada, et võimeka mitte ainult lohistada neid hädalisi järgi, vaid anda ikkagi võimekatele õpilastele vabadus õppida omas rütmis. Vot see on see, mida mina tahaks rakendada. Jah, ja ta ütles, lektor ütles ju ka seda, et valmistame õppijaid nagu ühtemoodi ette, nagu oleks maailm ühesugune, aga maailm on ju kaos, ütles ta. Et siin peab olema kõigeks valmis ja siis on hea, kui on erinevad õpilased erinevateks asjadeks valmis. Ja homme ta tuleb meie kooli, nii et siis vaatame, mis pilguga siis meie õpilased seda sõnumit vastu võtavad ja kui avatud nad on siis ka seda mõtteviisi nagu kaasa mõtlemast.